Ma loodan, et sinagi oled oma tomati kasvatamisega jõudnud õnnelikult juulikuusse ja see ongi tegelikult tomatile üks kõige tähtsam kuu, kuna juulis ta kasvab, õitseb ja viljub ja tõenäoliselt sa saad ka esimesed viljad just juulikuus, kui sa oled selline kütteta kasvuhoone omanik nagu mina või sa kasvatad oma tomateid avamaal. Aga tere taas tulemast Ortonomi aiapäeviku lehele ja see on eestikeelne aiandusteemaline kanal, et juhul, kui sa sattusid siia esimest korda, siis tea, et see siin on minu koduaed ja ma teen siin videoid sellest, kuidas ma oma aias toimetan. Aiandus on üks lõputu katsetamine, sellegipoolest on mõned asjad, mida on väga lihtne ära õppida ja tomatihooldus on just üks neist, et siin on mõned võtted vastavalt sellele, millise kasvulaadiga tomat sul kasvamas on. Kui sa need omaks võtad ja need endale nii-öelda kätte sisse harjutad, siis tegelikult sa võid päris kindel olla, et sa saad tomati kasvatamisega just viljade saamiseks väga hästi hakkama. Aga alustame algusest, et kui sa kasvatad näiteks kasvuhoones või ka avamaal, siis olenemata sellest, et kas sinu tomatisordid on determinantsed, ehk siis sellised põõsastomatid, mis mingi hetk lõpetavad kasvamise täiesti ära ja nende viimane tipp ongi õiekobar ja nad on sellised mõnusad, tavaliselt 1,5 meetri kõrgused maksimum. Või ka sa kasvatad kõrgkasvulisi tomateid, nagu minul on siin minu vasakul ja minu paremal, siis toestamist nad ikkagi vajavad. Et mina olen jäänud ühe kindla toestamise juurde kasvuhoones on siis sidumine ja ma teen seda libiseva sõlmega sellepärast, et selline sõlm ei hakka kunagi tomatitaime pooma. Ja muidugi mul on selle kohta eraldi video ka, kuidas ma seda teen. Aga kui sinul ei ole võimalik seda ülessidumist teha, kuna sul ei ole võib-olla seda sidumise nööri kuhugi kinni panna, et näiteks kui sul on kaarkasvuhoone ja sul ei ole seda raami sinna sisse uuesti tehtud, siis igasugused muud toestamisviisid on loomulikult ka väga okeid. Et mina lihtsalt olen harjunud seda nööriga tegema, sest et see minu jaoks hästi lihtne ja ma kasutan sellist juudist nööri ja kui ma sügisel taimed välja viin siit, kui nad on oma saagi ära andnud, siis nad lähevad koos selle nööriga komposterisse ja seal see laguneb ka ilusti ära. Toestamise puhul on väga tähtis see, et oleks hea, kui sa ikkagi suht vara hakkaksid seda tegema ja mida ka mina teen, on see, et kui ma käin oma tomatitaimi vaatamas, siis just neid kõrgekasvulisi ma kogu aeg siis keerutan ümber seda nööri päripäeva ja tegelikult ta jääb päris ilusti kinni. Et algusel võib-olla tundubki, et see taim ju tegelikult ei toetu selle nööri peale, aga aja jooksul, kui ta viljad arenevad ja taim ise muutub aina raskemaks ja raskemaks, siis ta tegelikult tõmbab selle nööri külge ennast ilusti kinni ja ta on toestatud, et kui ta ümber kukub, siis võib selline taim täiesti pooleks murduda ja sel juhul on juba natukene keerulisem teda elule putitada ja et ikka selleks, et ta oma viljad ka lõpuni valmis teeks meie jaoks. Teine asi, mis ikkagi palju tekitab küsimust, on lehekaenlast võrsete äramurdmine. Tegelikult on need kasvud ja see on ikkagi selleks, et tomat on üks väga ambitsioonikas taim ja temale kohe meeldib seda rohelist kasvu kasvatada. Ja kõige tähtsam on just kõrgekasvulistel tomatitel lehekaenlastel liigsed kasvud ära võtta, et me ei taha ju, et meie taim keskenduks sellele rohelise massi kasvatamisele, vaid et ta ikkagi moodustaks neid viljakobaraid ja et need viljad saaksid ilusti areneda. Siis ma arvan, et kuskil kord nädalas on suhteliselt turvaline öelda, et võiks need üle käia, et vahel on ka niimoodi, et mõni suurem kasvab 2 silma vahel, aga kui ta on suureks kasvanud, ka siis võib selle kasvu ära murda, et taimel pole sellest midagi. Ja kui sa ei ole murdmisega päris kindel, et kardad taimele liiga teha, siis tegelikult on väga okei, kui sa soovid seda teha ka kääridega. Aga eks sa paari nädala pärast märkad ka, et sealt samast lehekaenlast on jälle väike kasv kasvama hakanud, et see ka lihtsalt näpist ära. Aga determinantsete sortidega, mis on need põõsastomatid, nendega sa võid ise vaadata, kuidas sa soovid seda taime kujundada. Et mina olen küll mõned väga varajased põõsastomatid, kes mul siin kasvuhoones ka on, ka neid ma olen harvendanud selleks, et ikkagi neid esimesi viljakobaraid natukenegi varem saada. Aga täiesti turvaline on öelda, et sa võid ka põõsastomatitel jätta 3-4 sellist suuremat haru ja siis teda natukene harvendada vastavalt sellele, kuidas sulle endale tundub, aga eks see on natukene seotud sellega ka, kui tihedalt sul taimed on istutatud, et mina olen alati omadega natukene hädas, iga kevad ma tahan võimalikult palju taimi siia kasvuhoonesse ära mahutada, sest ma tahan võimalikult palju erinevaid sorte kasvatada. Sellepärast ka mina kõrgekasvulisel tomatil jätan ainult 1 ladva.
et kui sa soovid ja sul on ruumi, ka kõrgekasvuliselt sa võid mõne kasvu sealt lehekaenlast kasvama jätta, sellega sa saad siis endale mitmeharulise taime kujundada ja kui sul ruumi on, miks mitte, et on mitmeid sorte, mis tegelikult väga edukalt suudavad ka sellist viljade koormust kanda. Aga näiteks, kui sul on selline kääbustomat, mida tavaliselt siis soovitatakse terrassipottides ja aknalauadel kasvatada, siis temal ei ole mitte midagi siit ära kärpida. Et väike nipp ka, et kui sa tahad eriti varajast saaki saada, siis jäta oma kääbustomat kasvama sellisesse hästi väiksesse potti, aga siis toida teda näiteks vedelväetisega. Ja sellisel juhul on see toim mõnusalt stressis, mistõttu ta arvab, et ta peab hästi ruttu endale järglasi kasvatama, ehk siis meie jaoks vilju. Ja sel juhul saab ka sellistelt kääbustomatitelt väga palju varem need esimesed punased ja eriti magusad viljad kätte. Kollased kääbustomatid, need meil on juba ära söönud, neid ma enam näidata ei saa, aga need punased on väga tublid ja kui ma temal ka viljad ära võtan varsti, kui ta nüüd valmis saab, siis ma istutan ta terrassipotti ja kohe nii sügavalt ja siis siit lehekaenlast juba praegu näitab, et on uued kasvud ja siis ma saan sügise poole veel neid pisikesi magusaid maitsvaid tomateid juba siis oma tomatipõhisaagi kõrvale. Aga ikkagi, kui sa käid oma tomatitaimi üle vaatamas ja üht-teist selle taime küljest ka ära võtad, siis võiksid natukene tähelepanu pöörata ka tolmeldamisele, et see tuleb sageli üllatusena, et tomat on ise tolmleja ja ta tolmeb tõesti iseenda õietolmuga. Ja kui sa seda taime käid hooldamas ja teda niimoodi natukene müksad, siis tegelikult sa teed ka seda, et õie sees saab õietolm liikuma ja siis ta kukub emaka suudmele. Et kui sa tomatiõisiga lähemalt uurid, siis paljudel sortidel on see õis nagu alt suletud. Aga kui teda raputad, siis sealt pisikesest tavast tuleb ikkagi seda kollast õietolmu välja ja et osadel lihatomatitel näiteks on see õis avatud, et seda on ka nagu huvitav vaadata. Aga jaa, et tegelikult ei ole sul vaja oma kasvuhoonesse tolmeldajaid, putukaid, kes selle töö ära teeksid, vaid sa saad seda ise teha ja võib-olla on sul nii hästi, et sinu kasvuhoones on väga hea ventilatsioon ja õhuliikuvus ja kui natukene on tuult ka, siis tema ka tegelikult ju liigutab neid taimi ja see aitab samuti tegelikult heale tolmlemisele kaasa. Mõnikord on nii, et meil on siin väga ekstreemsed ilmaolud, et meil on nii palav endalgi, et mitte midagi teha ei taha ja ka meie kasvuhoones tõuseb ta temperatuur liiga kõrgeks, et võib isegi olla kuni 40 kraadi, siis sellisel juhul muutub õietolm steriilseks ja ta ei saa enam seda õit viljastada. Ja siis on tõesti niimoodi, et paraku kukuvad need õied lihtsalt maha. Aga sellest pole midagi, et tomat on väga visataim, et ta tõenäoliselt teeb uued õiekobarad juurde. Aga vahel jääb ka ta sellepärast viljastamata, et me lihtsalt ei ole piisavalt julgelt oma taimedega tegelenud ja neid piisavalt müksanud selleks, et see õietolm liikuma saaks. Ja kui su taim on ikkagi ilusti arenenud ja sa näed ka, et viljad juba arenevad, siis võib juba vaadata seda rohelist lopsakat massi selliselt, et võib hakata eemaldama alumisi lehti. Et kindlasti ei ole vaja oma taime paljaks rebida. Taimel ikkagi oma lehti on vaja, sellepärast et see roheline mass toetab taime fotosünteesiga ja see ongi täpselt see protsess, kuidas nemad söövad. Nii et kui sa võtad ära ka liiga palju lehti, siis tegelikult sa teed enda taimedele karuteene ja sellega on tegelikult ka sinu tomatitaime saagikus piiratud, et ei maksa väga hoogu sattuda. Aga kui ikkagi õied on ilusti viljastunud ja viljad on ka alumistel kobaratel juba moodustunud, siis võid altpoolt kuni esimese kobarani mõned alumised lehed ära võtta. Need alumised lehed sageli ei saa ka enam nii palju valgust, et nii palju seda taime toetada ja kui sinu kasvuhoone on ka natukene umbsem, siis alumiste lehtede eemaldamine aitab sellele kaasa, et õhk saab paremini liikuma, et see liigne niiskus ja õhu seismine tegelikult on üks eeldus, miks erinevad taimehaigused hakkavad meie tomatitaime nakatama, et selle alumiste lehtede eemaldamisega tegelikult sa juba teed ära ühe ennetava töö ka, et sinu taimed püüaksid näiteks sellisele niiskemale suvele palju paremini vastu ja lehed püsivad terved. Lehtede eemaldamisega on see ka, et esimene reageerimine, et kui sa näed lehel mingisugust haiguse kahjustust,
mis ei ole kindlasti väetamisest tingitud, siis esimene haiguse tõrje ongi see, et sa lihtsalt võtad selle lehe ära ja sa ei pea tervet lehte eemaldama, et sa võid tomatil väga vabalt võtta ka näiteks seda poolt lehte ära kääridega ja siis ettevaatlikult ilma seda lehte raputamata ja ilma seda haigust edasi levitamata lihtsalt viisi oma kasvuhoonest välja või siis oma õuetomatitaimedest võimalikult kaugele. Ja sama asi on kahjuritega ka, et kui sa juba näed seal näiteks, et kedriklest on tulnud või ripslane on juba oma kahjustuse sinna lehe peale teinud, siis esimene reageerimine enne taimekaitse tegemist ongi selle lehe äravõtmine ja võimalikult kaugele äraviimine ja hävitamine. Lehti võib eemaldada ka siis, kui sulle tundub, et sinu tomatid ei hakka kuidagi värvuma, et nad on juba selliseks heledamaks ja valgemaks muutunud, aga nad ei lähe punaseks. Siis võib olla mõnikord ka nii, et nad ei saa lihtsalt piisavalt valgust. Ka sel juhul sa võid vahepeal lihtsalt üle ühe mõned lehed ära võtta, et olenevalt sellest, kuidas sinu kasvuhoone on, mingi hetk tegelikult on mõistlik kõrgekasvulistel tomatitel ka see latv ära kärpida. Ja mina teen seda tavaliselt just lihatomatitel, sellepärast et neil ongi see saagikus ka just erilisematel sortidel natukene väiksem. Ja sellega ma annan taimele märku, et nüüd aitab. Ja siis tegelikult ka ta kasvatab need viljad kiiremini valmis ja need viljad valmivad rutem. Ja minul ka nagu just kasvuhoone külgedel, kui nad jõuavad selle sidumise paela lõppu, siis ma võtan selle ladva ära ja vahepeal ta sealt sellest ladva murdmise kohast siis hakkab neid kasve ajama välja, et tema ju arvab, et suvi kestab ja ta võiks kasvada igavesti, kui seda sügist ei tuleks, eks ole. Aga siis ma ikkagi võtan need kasvud ka uuesti ära ja lõpuks ta tegelikult nagu annab alla. Kirstomatitega jah, see toimib paremini, kui jätta latv alles, aga lihatomatitel ma näen, et see latva äramurdmine tõesti annab selle efekti, et ma saaksin lõpuks neid vilju ka ikkagi süüa. Kogu selle juulikuu toimetamise juures vastavalt sellele, kuidas sina oma taimi toidad, et ikkagi vaadata, et praegu veel õitsemise ajal on mõistlik tomateid väetada just kaaliumirikka väetisega, et mina sel aastal natukene andsin neile juurde hortikumi tomatikastmisväetist ja nad kohe reageerisid sellele, aga eks väetamisega ei maksu ka üle pingutada, et rohkem väetist kindlasti ei anna rohkem saaki, vaid pigem võib juhtuda nii, et ta saabki ainult seda rohelist massi kasvatada ja õisi tuleb vähem. Ja juulikuu jooksul see tavaline just on sellises kütteta kasvuhoones, kuna on selline kõige aktiivsem kasvamise aeg, siis tasuks ka hoida pidevalt muld kastetuna. Ja mina toimin selliselt, et ma kord nädalas kastan kasvuhoone põhjalikult läbi ja jälgin, millal ta uuesti see muld on nii tahenenud, et uuesti kastmist vajab. Aga kui siin olid need väga sellised kuumad päevad ka, siis see on okei, kui tomati ladvas sa näed, et lehed on nagu longu vajunud, et see ei tähenda seda, et sa pead kohe kastma hakkama. Tõenäoliselt see muld on sügavamalt ikkagi ilusti niiske, aga see on selle taime enda loomulik reaktsioon, kuidas ta proovib siis veekadusi vähendada, et ta korraks laseb ennast longu, aga kui sa õhtul uuesti tuled kasvuhoonesse, siis sa näed, et ta on ilusti ennast jällegi sirgu ajanud ja see on tegelikult ka hea treening sellele taimele. Sellepärast, et kui ta teab, et see on natukene allpool, on seda niiskemat mulda, kui sa oled ikkagi väga selline ühekordselt põhjalik kastja, siis see ka tagab selle, et selle taime juurekava areneb edasi ja on tugevam ja ta suudabki selliste ekstreemsustega kõige paremini toime tulla. Ja aga eks tomati kastmisel on ka nii, et eks igal ühel kujunevad välja erinevad eelistused ja kuidas see kellelgi võimalik üles on seada, et mina kasvatan oma taimi otse mullas ja mul ei ole absoluutselt mitte mingit plaani midagi selles muuta, sest et heade sajudega suvel, nagu paistab, et meil tänavu ka tuleb, siis kasvuhoone külgedel, mis on ka mul nagu maaga seotud, sealt tuleb altpoolt nii palju niiskust, et sageli neid külgi mul polegi vaja juurde kasta, vaid siis kastan ainult seda keskmist rida. Aga eks sellega on niimoodi, et igal ühel on omad harjumused ja see sõltub ka sellest, kas sa kasvatad oma tomateid anumas või kõrgendatud peenardes, et siin on nagu miljon varianti. Aga minule meeldib selline kõigi maalähedasem lähenemine tomati kasvatamisele, et ma olen jäänud selle juurde, et minu tomatid kasvavad otse päris mullas. Need olidki need põhilised asjad, mida juulikuus oma tomatitega ette võtta. Ja YouTube'is ka, et kui sa tahad seda omas tempos vaadata nende kõikide tööde kohta täpsemalt eraldi, aga ikkagi ma ütlen, et töödeks on seda
väga palju nimetada, sest tegelikult see ongi selline mõnus hobi, mis hiljem annab ka midagi maitsvat süüa. Ja eks ma näitan ka, kuidas see hooaeg sel aastal kujunema hakkab, et praegu ma ei ole veel leidnud ei kahjureid ega taimehaigusi oma tomatite pealt, aga noh, eks ma tean, praegu on alles juuli algus ja vara on veel hõisata. Aga sina võid ka siia alla kirjutada, et missuguseid häid nippe sinul tomatitel on, et ma tean, et on palju hobikasvatajaid, kes ka kui nad näiteks tomatiladva ära murravad, nad panevad selle vette ja nad teevad endale niimoodi taimi juurde ja mina olen ka teinud paari sordiga, et ma juulis veel, noh, see on niisugune nagu lisanipp, ma panen mõned ladvad vette juurde, ma tulevad nädalaga reaalselt väga ilusad valged juured ja panen ta uuesti kasvama sinna, kus mul ruumi on. Ja niimoodi ma kasvatan neid tomateid, mis ma septembrikuus korjan ära rohelisena, mille ma panen siis kasti valmima ja selliselt ma pikendan ka oma koduse värske tomati tarbimise perioodi, aga ma olen näinud ka, et minu perele piisab täiesti paarist taimest, mis ma niimoodi kasvatan nagu hilise tomatina, et selleks ei ole vaja eraldi istandust rajada. Aga noh, see selleks, lihtsalt üks väike vahelepõige, sest noh, tomatid on niivõrd erilised köögiviljad, et neist on alati nii palju rääkida. Ja ma tean, et teistel hobikasvatajatel ka on väga palju selliseid oma nippe, kuidas ikkagi seda paremat saaki saada ja küll katsetatakse erinevaid istutusviise, erinevaid väetamisviise ja minule meeldib ka tegelikult sellist sisu jälgida, et mida ja kuidas keegi paremini teeb. Aga ma jäängi siia vihmavarju oma tomatitega toimetama, aga sinule soovin ma toredat aiapidamist.